Roheliste vasakpoolsete ja islamistide liidu fenomeni uuritakse veel aastaid kui manipuleerimistaktikat, mille käigus islamistid said need kasulikud idioodid enda poolt hääletama. Aga praegu tõestab seda internetis see video, mis läheb meeletult viraalseks, kui jabur see kõik on. Ausalt öeldes ma leian selle päris naljaka olevat. Vaatame seda korraks. Ma kuulutan välja, et Eden Hills on valitud Leedsi linnavolikogu, Little Londoni ja Woodhouse'i ringkonna volikogu liikmeks. Volikogu. Okei, see on transsooline naine, ta on transsooline ja ta valiti just Ühendkuningriigis sellesse volikogusse. Aitäh kõigile, kes elavad Woodhouse'is ja ma teen kõik endast oleneva, et teie heaks töötada. Aitäh kõigile vabatahtlikele, kes on selles kampaanias abiks olnud. Eriti suur tänu Dominikule. West, ma olen. Õige. Siin aitäh Dominik, kes on minu silmi singel ja kes korraldab vasaktiiba igavesti. Sa oled imeline. Aitäh kõigile valimisjaoskonna inimestele, häältelugejatele ja politseile. Kas sa oled selle juba märganud? Kas sa oled selle probleemiga juba kursis? Videoametnik, ilma temanta täna seda ei juhtuks. Lootus on siin. Aitäh. Rohelised on näidanud, et me suudame võita kohtades, mis on alati olnud teiste parteide kantsid. Sest inimesed tahavad teistsugust poliitikat. Ja nad tahavad volinikke, kes töötavad aasta läbi, et aidata inimesi, kes on raskustes, et asju muuta ja võib-olla ka korras hoida. Nii et ta räägib ainult rohelistest, mis on Ühendkuningriigis vasakpoolne partei. Aga neile, kes ei saa aru, eks? Tema kõrval seisab. Aitäh. Inimestele, kes elavad Woodhouse'is ja... Nüüd, ära kuula midagi, mida ta ütleb, vaid vaata lihtsalt tema nägu. Aha. Vaata teda, kas ta näeb välja, nagu ta tema üle rõõmustaks? Kas ta tundub eriti õnnelik kõige selle üle, mis toimub? See on mees, kes lasi selle naise ametisse valida, sest ta vajab tema rumalust, et saaks oma islamistlikku agendat edasi viia. Vaata lihtsalt tema nägu, kui ta räägib. Kivinäoga, täiesti ükskõikne, teab ja usub, et see on moraalselt vale. Kõige võltsim naeratus, mida sa oled kunagi videos näinud. Ja kõik see läheb lihtsalt viraalseks, sest inimesed lähevad hulluks. Mitte ainult kogu selle toimuva rumaluse pärast, vaid ka selle pärast, kui jämedalt ja ilmselgelt see tüüp lihtsalt kasutab neid kasulikke idioote, et võita. Nüüd peame sellest liidust põhjalikumalt rääkima, sest ma arvan, et see on asi, millest paljud inimesed on segaduses ja mida on tõesti oluline lahti mõtestada ja mõista. Aga kõigepealt tere tulemast Pushbacki. Mina olen teie saatejuht Meira ka. Kindlasti vajutage tellimisnuppu ja pange sellele videole like. Aitäh, et olete siin koos meiega. Me loome liikumist, et vastu hakata. Kui see kõlab õigesti, siis tere tulemast. Olete leidnud oma inimesed. Nüüd, ma sooviksin öelda, et see oli ühekordne juhtum, kuid kahjuks on kogu Ühendkuningriigis islamistid toetanud roheliste parteid just sellel väga konkreetsel põhjusel, et nad teavad, et need rohelised on nii rumalad. Jällegi, rohelised on Ühendkuningriigis termin vasakpoolsete kohta või midagi sellist. See on partei, aga põhimõtteliselt nagu vasakpoolsed Ameerikas. Rohelised on piisavalt rumalad, et tõesti arvata, et nad peaksid toetama islamistide migratsiooniplaani ja programmi ning nad ei tee nende inimeste vastu mitte midagi. Ja nad saavad neid lihtsalt kasutada kahjulike poliitikate loomiseks ning anda neile hääled, et nad võimule aidata, sest nad kardavad nii väga konservatiive, kes näevad selgelt, mis toimub. Aga mul ei ole ühtegi. Mul ei ole tõesti midagi öelda peale selle, et häbi sellele riigile, häbi lääneriikide valitsustele, kes on seda lubanud, häbi läänele, häbi läänele. Nad ühendasid end põhimõtteliselt oma lääne vastase vihkamise kaudu, mis on iseenesest rumal, aga tegelikult on islamistid lihtsalt sellised. Kes on see partei, kes on sellele riigile kõige kahjulikum? Liitume nendega. Ja nad lubavad meil lihtsalt jätkata seda, mida me peame tegema, et võimu üle võtta. Häbi sulle! Häbi sulle! Häbi sulle! Häbi sulle! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Siin on roheline partei koos terve hulga nende mingite Palestiina hulludega. Jällegi vaata seda, ma ei saa sellest pildist üle, see on minu jaoks nii naljakas, ma arvan, see on täiesti naeruväärne. Nüüd vaatame veel ühte juhtumit sellest, mis toimub ja siis selditame seda. Mind sisuliselt ülitati siis, kui ma jagasin lendlehti. Nende jälkide eelarvamustega sõltumatute poolt. Mind ähvardati peksa lüüa.
Okei, see mees on Roheliste partei kandidaateks. Pärast reedest palvust mošee juurest, kui ma jagasin lendlehti Ja teda ähvardasid mošee inimesed. ja peamine asi, mida nad ütlesid, mida nad pidevalt ütlesid, oli: teie olete geipartei, te toetate LGBT-d. Amir Khan ütles mulle otse: teie toetate LGBT-d, see on vastik. Nende lendlehtedel on tehisintellekti loodud pildid ja seal on kirjas: mõtled roheliste poolt hääletada, mõtle uuesti. Nüüd Ma tahan lihtsalt lisada ühe väikese tähelepaneku. Kahjuks ei ole see ainult Ühendkuningriigi probleem. See toimub ka Ameerikas, kus demokraadid saavad parimateks sõpradeks islamistidega. See on Mamdani, see on AOC, neile, kes ei tea, kellega tegu on. Siin kannab ta hidžaabi ja ta on tegelikult üks neist inimestest, keda tõsiselt kaalutakse demokraatide presidendikandidaadiks. See on Kalshi andmetel, mis on USA suurim ennustusturg ja selle video sponsor. Laadige kindlasti alla Kalshi rakendus ja kasutage koodi MIURA, et saada dollareid, kui teete $10 tehingu. Kalshi kirjutatakse KLSHI. Pange raha oma ennustuse peale. Ja seda ennustavad inimesed Ameerika Ühendriikides. Jah, nad ennustavad Gavin Newsomi. Aga fakt, et AOC, kes siin lausa islamismile pugeda püüab, eks, me just nägime seda otsest pugemist, see on nähtus, mis toimub kõikjal. See kummaline ühendus vasakpoolsete ja islamistide vahel, kes kasutavad neid inimesi sõna otseses mõttes lihtsalt kasulike idiootidena. Ausalt öeldes on üsna uskumatu, et inimesed ikka veel selle õnge lähevad. Aga lähme tagasi selle video juurde ja kuulame, mida sellel mehel, kes on Rohelise partei esindaja, on öelda. Pea meeles. Rohelised kasutasid islamiste valijatena. esimesed asjad puudutavad LGBT teemat. Nad võivad mind ähvardada. Nad võivad öelda, et nad peksavad mind läbi. Aga ma võitlen nende vähemuste õiguste eest, samamoodi nagu ma võitlen LGBTQ vähemuste õiguste eest. Sest ma olen näinud ja õppinud ajalugu lugedes ja mõistes seda. Hetkel, kui sa lubad valitsusel või mõnel inimrühmal valida, et üks grupp on äkitselt ühiskonnal ohtlik ja neid võid teha patuoinaks, pole ükski teine vähemusgrupp enam kaitstud. Ma mõtlen, see on nii irooniline, sest juute tehakse patuoinaks igal pool, vasakul, paremal ja keskel. Aga kui keegi ütleb, et mind rünnati nende inimeste pärast, kes ütlevad, et mina olen probleemne, aga tegelikult nad ei saa aru. Ma jätkan nende inimeste eest võitlemist. Ma jätkan nende eest võitlemist. See on hale ja šokeeriv. Ja see on midagi, mida me peame mõistma. See mees seletab seda. Mis ometi on juhtunud Rohelise parteiga? Ma arvasin, et nad on progressiivsed ateistid ja villaste kardiganidega inimesed, kes kootud jogurtit teevad ning seisavad LGBTQ õiguste, feminismi ja mis kõige tähtsam, keskkonna eest. Aga see on Mothin Ali, äsja valitud Rohelise partei poliitik, kes tähistab oma võitu. See on võit kaasa rahvale! Me tõstame Gaza hääle kuuldavaks! Me tõstame Palestiina hääle kuuldavaks! Ma mõtlen, mulle see meeldib! Kui lõbus! Püha taevas, Roheline partei on veidi muutunud. Milline suurepärane näide kaasaegsest multikultuursest britist. Ta hüüab Allahu Akbar, mida ma alati arvasin tähendavat araabia keeles, vaadake ette, ma plahvatan kohe. Aga ilmselt tähendab see, palun taas kasuta vastutustundlikult. Ta skandeerib vaba Palestiina ja ütleb, et see on võit Gaza rahvale. Teda ootab üllatus, kui ta avastab, et Burnley ei asu isegi Gazas. See on Suurbritannias. Ta on valitud kohalikku volikokku, mis tegeleb näiteks prügiveoga. Mitte selleks, et juhtida Suurbritannia välispoliitikat Iisraeli suhtes. Ta lehvitab teise riigi Palestiina lippu. Kuigi tema väitseks, Suurbritannias ei tohi enam Briti lippu lehvitada, muidu saad süüdistuse rassismis ja politsei peksab sul läbi. Aga härra Ali ei pea kartma, et teda rassismis süüdistatakse. Kuigi on olemas üks rahvus, kes talle justkui eriti ei meeldi. Kui tahad vihjet, millist süsinikku Roheline partei nüüd vähendada tahab, siis ta oli osa veebijõugust, kes saatis solvangute laviini kohaliku ravi vastu, kes oli teeninud Iisraeli armees. Härra Ali süüdistas Raabi Iisraeli kaitseväega liitumises selleks, et tappa naisi ja lapsi ning nimetas teda mingiks loomaks. Rabi perekond pidi pärast nende elule tehtud ähvardusi politsei kaitse alla minema. Ja 7. oktoobril, päeval, mil Hamas tappis Iisraelis tsiviilisikuid, postitas ta video, mis õigustas seda tappatalgu. Igal inimesel, igal rahval on õigus vastu võidelda. Igal rahval on õigus elada ilma okupantideta. Näite, kuidas lääne meedia toetab Iisraeli. Näete lääne propagandiste meedias esitamas mingisugust ohvri narratiivi.
Nemad ei ole ohvrid. Nad on okupandid, nad on kolonialistid, nad on Euroopa kolonialistid. See on üks viimaseid Euroopa kolooniaid maailmas. Jällegi, selle iroonia on lihtsalt uskumatu. Sama partei üks mees ütles varem, et kui sa ründad üht vähemusgruppi, siis on sul probleem. Ja nüüd ütleb ta ise, et lähme ühe vähemusgrupi kallale. Pea meeles. Iisrael on kolonialistlik asunikriik ja okupant. Nagu? Tõesti, miks see puudutab Iisraeli? Mis? Keda see huvitab? See ei puuduta Iisraeli. See käib teie oma valitsuse prügiveo kohta. See on lihtsalt uskumatu. Nemad on need, kes on nendest teistest riikidest kinnisidees. Kinnisidees. oi jumal. See on püüdnud ajalugu kustutada ja püüdnud kustutada legitiimsust vastavalt härra. Ali, ta ei ole rassist, aga igaüks, keda veidi häirib vaatepilt, kus valitud Briti poliitik karjub Allahu Akbar, on tema arvates rassist. Härra Ali ütles, et minu usku inimese jaoks ei ole ebatavaline kasutada sõnu Allahu Akbar tänu ja rõõmu väljendamiseks. Mõned on püüdnud seda valesti tõlgendada ja see viitab minu jaoks islamofoobiale. Nad teevad seda alati. Nad teevad seda alati. Nad teevad seda alati kohe, kui sa midagi nende vastu ütled. Islamofoobia. Islamofoobia. Vabandust, kas tõesti mitte? Me kõik teame, mida tähendab Allah Akbar. Ta ütleb, et tema usku inimese jaoks on täiesti normaalne hüüda Allah Akbar, kui ta valitakse. Ja kui sulle see ei meeldi, oled sa islamofoob. Jah, see on täiesti normaalne, te kitsarinnalised. Mille pärast te muretsete? Nimeta üks islamistide juhitud riik, mis poleks hiilgav liberaalne paradiis. Kujutad sa ette, milline pahameele torm oleks, kui parempoolne kandidaat oleks olnud osa jõugust, kes ajas juudi perekonna peitu. Aga vasakpoolne meedia on selle kohta täielikult vait olnud. Kuni ta vabandas, oli The Guardianis ainus mainimine Mothin Ali kohta ülistav kiidukõne. Tore mees, keda huvitab lihtsalt aiandus, kuigi ausalt öeldes ei leia ma eriti lohutust selles, et tal on väetisele lihtne ligipääs ja ta pole ainus. Kohalikud valimised Suurbritannias olid päris silmi avavad. 40 kandidaati valiti nende seisukoha põhjal Gaza sõja suhtes, kuigi kohalikel omavalitsustel pole rahvusvahelistes asjades mingit rolli. Veel üks rohelise partei volikogu liige, Abdul Malik. See on ausalt öelda šokeeriv. See on lihtsalt šokeeriv. See liit on nii hale ja nii tühine ja siin me nüüd olemegi. Et need inimesed langevad ikka ja jälle selle idiootsuse lõksu, lähtudes mindist ühisest vihkamisest teema vastu, millest nad tegelikult midagi ei tea. Nii et nad valivad ametisse kandidaate, kes on seal selleks, et neid hävitada. Uskumatu, lihtsalt uskumatu. Võiks arvata, et väljend kasulikud idioodid on piisavalt hea. Aga ma arvan, et praeguseks jääb sellest väheks. Ma ei suuda paremat väljendit välja mõelda, võib-olla midagi nagu kasulikud debiilikud potentsiaalselt. Igatahes aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.